Enno Tšernevski, sündinud 1952, 66 aastat vana, pensionär ja talu on Aaviku talu, mida on mu emapoolne suguvõsa pidanud juba paarsada aastat. Minu hobi on Eesti Ardenni hobuste kasvatus. Hobuseid on 15 tükki, 3 täkku, 11 mära ja 1 ruun. Kunagi sai nagu alustatud 80ndate lõpus. Sai kolhoosist toodud 10 pullvasikat, lihalooma kasvatust ja sai maid parandatud siin Aaviku talus ja kivi kangutatud kõvasti. Aga mingil ajal tuli hakata neid loomi realiseerima. Kõik need, mis said kunagi kodus tapetud, sai siis ettevõtetega lepingud tehtud, ossivad terved lihakehad ära, aga siis mingi osa sai nagu hinnavõrdluseks viidud ka Tallinna lihakombinaati, kust ei ole tänase päevani raha saanud. Et see võttis isu ära looma kasvatada ja siis ega maal palju valikuid ei ole, et kui põllumajandusega nagu toime ei tule, siis tuli metsa minna. Et olen ka selle metsanduse poole peal üks esimesi, kes tegi eksportkuuske. Suutsime ATK-ga kokku leppida Kembaküla mees Tõnu Reinvaldiga, et üritame. Vaatame, kas tuleb välja, kas kolhoosid saivad panna, et miks mitte, et see isemajandamine või see oli ju tol aeg, Gorbatšovi aeg ju väga populaarne. Ja meil õnnestuski, et siis saime kumbki õiguse panna Rootsi minevasse ATK laeva 19 tihumeetrit kuusepaberipuud. Ja selle vastu siis saime kumbki Uskvarna sae ja natukene saeplaate asju. Et sealt oli siis loomulik kõik edasi, et üritasime siis metsaga edasi tegeleda. Olgugi, et juriidilist alustada, kui väga polnud. Loomakasvatus on hobi. Jah, seal on mõningased riigitoetused, aga abiks ikka, ütleme. See on see missioonitunne, et need maad tuleks nagu korras hoida, mis on. Et ei ole mõte, et neid lasta võssa. Võsas taastamine on äärmiselt kallis. Ja nüüd, kui 90. aastal sai see tehtud maaparandus siin, siis ei olnud mingisugune probleem saada kooskõlastust Lahemalt. Et need kraavid siin mõni kilomeeter on täiesti kooskõlastusega kaetud, kõik sai tehtud. Aga tänasel päeval on see ülibürokraatlik, et me ei suudagi sellest nagu õieti läbi närida. On küll välja kuulutatud kaitsekorralduskava, et mis peaks andma siis nagu võimalused, kui sa piisava etteteatamisega suudaksid siis endale selle paberites kilbi koostada, siis töö tegemise isu on selleks ammu läinud. Esimene asi, mis võiks päästa, oleks, kui ei riik oma tööde organiseerimisel ei kasutaks ainult vähempakkumist. See tähendab, toob niisugused pakkumised turule, kus kasutatakse mingisuguseid võtteid, millega minnakse seadustest kõrvale või mööda.
aga kui sinna kaasata kohalik kogukond, et tekiks huvi, inimestele tekiks nagu lootus, et seda tööd, mida täna teeme, et seda saab ka homme teha ja aasta pärast kohalikel, siis väga paljud jääksid paikseks, ei ole vaja kihutada iga hommiku Tallinnasse, Rakveresse tööle. Tegelikult ju pool küla sõidab Tallinnasse tööle, eks. Et me kohapealset töökohta ei ole. Ja looduskaitselistel töödel võiks ju. Et ma ei pea seda silmas, et see antakse igasuguse hinna eest, aga no kas teha siis pakkumise esimene ring kohalikele. Ja kui kohalikud ei taha, et siis töö ei saa tegemata jääda, eks ole, et siis tuleb ta suurele ringile saata. Aga täna on vastupidi, jah, et mingisugused õigused tekivad kohalikel peale seda, kui keegi on avalik suur ring on pannud hinna paika. Hobustega töö tegemine on lokaalne tegevus. Sellel ei ole mõtet, kui sa seda laadid siia autosse selle hobuse varustuse ja kihutad mitmekümne kilomeetri taha iga päev. Et siis on see kulu täpselt sama. Masin on tunduvalt efektiivsem. Elu on näidanud seda, ta on ju hobuse välja surunud. Maal vast hoiab see, et tegelikult iga hommiku teed valiku, mis asjad tegemata jätad, mis tööd. Ja siis ongi see, et kui see valik, mida ma teen, on siis tehtud, siis see hoiabki. Jah, et sa teed meelepärast asja. Ma arvan, et see pudelikael ongi selles toetuste süsteemis, et pead olema väga terava sulega, et endale sealt mingisuguseid toetused välja kirjutada. Aga need, kellel on rohkem niisugused kiviveeretaja käed, et need ei saa nagu sellega hakkama, aga nende puhul on garantii, et see töö saab tehtud. Eesti Ardennide, et see oli valik, mida tegid mõisamehed ja mille mõtsid talumehed üle, et kuna see Eesti hobune oli liiga väike, ta ei jõudnud neid Põhja-Eesti savikaid muldasid harida, et selleks oli vaja tugevamaid, suuremaid hobuseid, et toodi sisse Ardenni täkud, et see hobune, kui talle peale vaatad, siis jätab niisuguse mulje, et ta saab iga asjaga hakkama. Just see teeb otsuse, et väga väike loom, jalad käivad all ringi, aga koorem jääb paigale. Kuna mul vanaisa oli tallimees ja need hobused olid siin kõik olemas, lapsepõlv koos nende samade hobustega, et sealt see huvi. Ardennidega on täna see, et meil on VTA-ga läbirääkimistel jõutud sinna faasi, et Rootsi Ardenni täkkude sissetoomisluba on olemas. Nüüd praegu vaieldakse veel, mismoodi saab nad toetusalusteks. Juba need esimesed täkud, et mis tõuraamatu kirjet nad peavad täpsemalt kandma. Esimene põlvkond on ristand. Järgmine põlvkond oleks juba puhtatõuline Eesti Ardenn. Harjutajate huvid on erinevad. Mina näen siis Ardenni hobuse võimalust tööhobusena, aga paraku enamus näevad teda sporthobusena. Aga see tähendab seda, et hobuse tüüp tuleb muuta. See raskejalgne hobune ei saa spordis pärjata. Ta ei hakka kunagi hüppama, mis on välistatud ta luustiku pärast ja massi pärast. Teine asi on see, et kuidas saada tast kiirushobule. See tähendab, et kaal tuleb alla saada. Et siis milleks siis peaks selleks kasutama Ardenni hobust? Et ikkagi tuleks leida riigi abiga see niss, kus teda rakendada. Ja
ma olen korduvalt välja pakkunud, et see võib mets olla. See võiks olla kaitsealadel olev mets, kus ei ole eesmärgiks suur tihumeetrite hulk, aga pigem see pilt, mis peale tööd metsa jääb. Täna me kasutasime üle pikkade aastate ettorit. Et meil on noori hobuseid palju, kõik vajavad koolitamist, et ettori jaoks ei ole aega jätkunud ja ta on küllalt isepäine ka. Et võõras kohas külla on nõus ta minema, aga tagasi tulla ei taha enam. Et meil on alati sellega hädas olnud ja mõtlesime, et anname talle siis niisugust pikemaajalist puhkust vähe. Et täna lihtsalt eksprompt tekkis selline situatsioon. Me oleme selle aasta tegelenud Elmer Riise siis selle tõu ainsa musta hobusega, kes peab ennast töötehas väga hästi üleval. Aga kuna me ei tahtnud siin kevadisel paaritusajal täkkusid ja märasid siin segada, et millest võib ainult jama tulla, et siis kasutasime ettorit ja endalegi üllatuseks see, et ettor oli väga tubli. Tal ei olnud kuskile kiiret, tegi oma töö ära ja läks karjamaale tagasi. Et ettor on meie esimene hobune, mis teeme ja eks ta saab siin oma vanaduspõlve veeta.